Ühesõnaga, räägime siis natukene rändeteemadel teiega. Et ma sellise väikse sissejuhatusena ütleks teile seda, et praegu MTÜs Mondo me oleme viimas ellu sellist rändealast teavitusprojekti, mis ongi suunatud noortele inimestele. Nii et selle projekti nimi on Jagatud teekonnad ja selle raames oleme me korraldamas väga palju erinevaid selliseid noorte üritusi. Me oleme hea meelega valmis käima koolides ja lisaks proovime rändest rääkida läbi selliste päris uute, huvitavate, innovaatiliste meetodite nagu virtuaalreaalsusfilmid, läbi popmuusika, ühesõnaga kõikvõimalikud sellised huvitavad meetodid, mis nii-öelda rände teemat erinevate muude eluvaldkondadega seovad. Aga ütleme, selline üks olulisemaid põhimõtteid, millest me püüame oma projektis lähtuda ja see, kui me noortega rändest räägime, on see, et me ei räägi rändest kui miski, mis on nagu iseenesest hea või iseenesest halb, vaid et ränne on selline hästi selline lai fenomen ja see, kui ütleme positiivne või negatiivne ränne oleneb alati konkreetsest kontekstist. Et nii, et pigem on oluline see, et kui hästi me oskame tegelikult iseenda nii-öelda arvamusi ja hoiakuid rände teemal põhjendada. Et te teate, et te kuulete sageli meediast erinevaid seisukohti ja nii edasi, et püüda nagu nii-öelda kriitiliselt mõelda rände ja paljude muude selliste sotsiaalsete teemade kohta. Et see on see, kuhu me nii-öelda püüdleme. Ja täna, mis ma tahaksin teiega arutada, on see, et ma teeksin sellise lühikese kokkuvõtte sellistest tegevustest, mis meie Mondo poolt saame koolidele pakkuda ja siis me saame koos mõelda, et millistest asjadest oleksite teie huvitatud ja mida me saaksime nii-öelda koos teha. Et esiteks üks kesksemaid asju on see, et me toetame koole, klasse niimoodi, et teie omalt poolt saaksite viia ellu erinevaid rändeteemalisi arutelusid. Ühesõnaga, piltlikult näeks see välja niimoodi, et keegi Mondo poolt, näiteks mina, tuleksin teie kooli ja tutvustaksin rändeteemat teile ja ootaksin, et teie klassist keegi võtaks endale nii-öelda selle rändeteema südameasjaks, et korraldada oma klassikaaslastele mõni rändega seotud üritus. Et see võib olla näiteks kas arutelu õhtu klassisiseselt, et võtta näiteks üks rändega seotud oluline teema, näiteks integratsiooniga seotud küsimus või sisserände, ütleme riigi võimekus, mis puudutab sisserännet, et kui palju riik vajab sisserändajaid ja nii edasi. Need teemasid on lõputult, et korraldada niisugune aruteluring oma klassikaaslastele. Ja meie Mondo poolt saame selliseid tegevusi toetada niimoodi, et me anname teile sellist taustainformatsiooni ja anname nõu, kuidas sellist arutelu juhtida ja mis teemadele näiteks keskenduda. Aga see võib olla vabalt ka näiteks mõni filmilinastus, mida te võiksite oma klassis teha või kui meil tuleb selline olukord, et ei saa näost näkku üritusi teha, siis võib olla ka mõni online üritus. Näiteks eelmine aasta meil oli, kevadel meil oli päris paljud koolid, kes korraldasid selliseid veebiseminare, online intervjuusid sisserändajatega ja mille publikumiks olid siis enda klassikaaslased. Nii et üks võimalus võib-olla seda teha on ka niimoodi, et liita see koolis ette nähtud sellise praktilise tööga. Et ma tean, et teil on endal vaja teha selliseid praktilisi projekte koolis, et kui võimalik nii-öelda teha mõni rändealane praktiline töö niimoodi, et see oleks ka seotud teie ütleme koolis ette nähtud õpi eesmärkidega, siis see oleks nii-öelda 2 kärbest 1 hoobiga, et me saaksime nii-öelda käsitleda rändeteemat ja teie saaksite ka kooli osas nii-öelda mõned punktid kirja. Et üks selline formaat oleks siis selline. Lisaks sellele oleme me tänasel päeval osalemas sellises laiemas projektis, mille nimi on Proovikivi. Ma ei tea, kas te olete varem kuulnud Proovikivist, et see on Tallinna Ülikooli poolt eest veetud selline ütleme formaat, mis näeb ette seda, et klassid võtavad endale ühe sellise ühiskondlikult või üldse, ütleme siis ühiskondlikult olulise teema, et seda koos nii-öelda lahendada, et teha selliseid projekte, mis adresseeriks
selliseid suuri olulisi küsimusi nagu õiglane kaubandus või näiteks väljaränne väikestest Eesti piirkondadest. Et jällegi, kui te lähete, vaatate internetist Proovikivi veebilehekülge, siis Proovikivi alt on meil Mondoga ka teile pakkuda 2 sellist väljakutset, millest siis üks keskendub teemale väljaränne Eesti väiksematest piirkondadest, ehk siis see näeks välja niimoodi, et üks klassitäis õpilasi mõtleb, kuidas näiteks teha nii, et minu kodupiirkonnast liiga paljud inimesed välja ei rändaks või kuidas muuta oma kodupaik nii-öelda atraktiivsemaks inimestele, et nii-öelda ei ääremaastuks see piirkond. Ja põhimõtteliselt klassijuhataja eestvedamisel on siis võimalik selliseid projekte ellu viia, aga mille peamise initsiatiivi siis võtaksid ikkagi kooliõpilased. Ja jällegi Mondo poolt me oleme valmis selliste projektide nii-öelda elluviimist toetama nõu ja jõuga. Ja lisaks sellele on Mondol pikk praktika korraldada maailmanädalaid. Ehk siis see on võimalus tegelikult koolidel taotleda toetust Mondolt ja nii-öelda ka sellist sisulist nõu, et kuidas mingil kindlal teemal, mingitel kindlatel teemadel viia läbi selline sari üritusi, mis näiteks siis võiksid keskenduda rände küsimustele. Et näiteks ongi, et ma võiksin tulla teie kooli rääkima rände teemadel ja pärast teie siis omakorda saaksite teha oma väikeseid selliseid projekte, mis rändeteemat puudutavad. See on nüüd hästi selline põgus sissejuhatus sellesse, mida meie saame omalt poolt pakkuda. Ühesõnaga, sissejuhatus rändeteemasse ja pärast anda initsiatiiv teile midagi selles osas korraldada. Aga mina tahaks tegelikult nüüd hoopis teie käest kuulda, et kas teie peate rändeteemat oluliseks teemaks ja kas teie tunnete huvi oma koolis seda rändeteemat käsitleda?